Tere! Minu nimi on Margus Müür. Mina siis annan teile natukene ülevaadet arengusuundas, ütleme robootikas, eriti just selle tööstusvaldkonnas. No mis siis kõige suurem muutus, mis nagu on olnud lähiajal, oli siis cobottide suurem leving, mis hakkas 2010. peale. Ja see võimaldab nagu siis inimestel koos robotitega töötada ühes samas keskkonnas, isegi sama töid teha. Ehk siis, kui need cobotid välja omal ajal tulid, oli mõte see, et mõnikord jäi inimestel puudu lisakätt, et mingit tööd teha. Ja siis sellega nagu püüti seda nagu leevendada. Ja mis siis suunad tulid peale, inimene saab robotika otse juhtida, on üks asi, mis hakkas nagu rohkem levima, mis tähendab seda, et inimene saab interaktiivselt robotit käsitsi juhtida. Siis teine, mis nagu oluline on roboti kiiruse reguleerimine, et kui vanasti oli niimoodi, et ta panid ühe kiiruse tööle või jätsid ta seisma täiesti, siis nüüd tänapäeva tehnoloogiad võimaldavad ka seda kiirust muuta, et mida inimene lähemale roboti läheb, seda aeglasemaks. Siis on samuti jõu ja võimsuse piiramised, et cobottidel on üldiselt roboti sees olemas andurid, jõuandurid, mis näitavad, kas on kontakt inimesega või mingi muu asjaga. Ja üks oluline asi, mis on see, et cobotid tõid võimaluse nagu roboteid kergemini kasutusele võtmine. Et kui vanade tööstusrobotitega oli see asi, et sa võid ikka mitu koolist läbima, enne kui sa said hakata tegema, ehk siis kulutasid mingi paar nädalat, et aru saada, kuidas asi töötab, siis cobotide puhul on niimoodi, et sa teed näiteks veebikoolituse läbi mingi pool päeva ja siis mingi järgmise poole päevaga oledki roboti üles pannud ja pole mingid lihtsamat teisaldusülesannet tegema. Ja siis 2019. aasta seisuga on mainitud ära statistika poole pealt, et umbes 18 000 uut coboti sai sel ajal installeeritud. Ja muidugi see number suureneb. Kui tööstusrobotid sel ajal paigaldati 400 000, siis tundub see number väike, aga tegelikult on see päris suur võrreldes 90-ndatega. Kuna cobot oli selline uus valdkond, kuhu hakati nagu sisse minema, siis oli vaja hakata vaatama seda turvalahendust seda poolt ka. Ja selleks tehtigi siis tehniline spetsifikatsioon, mis te siin näete, ja mis hakkas kehtima 2016. Mõte oli siis välja selgitada, et mis piirkonnas robot võib inimesega töötada ja milliste kiirustega. Ja enne seda nagu standardit sihukest ei olnud üldse olemas, et olid kindlad nõuded, aga cobot nagu suurendas seda haardulatust. Ja selle standardi jaoks isegi viidi läbi reaalseid inimkatseid, kus siis püüti määrata ära, mis on see kiirus, millega ta võib näiteks rindkere tabada, siis näiteks nägu või inimese pea, see piirati täiesti ära, see öeldi, et seda ei tohi, ja siis mingi käed, jalad ja niisugused kohad. Eks seal neid ole teisi kehakosasid ka, millega nagu inimene kokku puutuda ei tohi. Ja siin on ka paika pandud, et suurim kiirus, kui inimene teeb robotiga koostööd, on üle 250 mm sekundis ei saa olla, aga alati saab väiksem olla, et paaris kohas oli, kui ma eksi, kui kätt tabas, siis oli vist 150 mm sekundis, mis see kiirus lubati. Ja mis siis cobotidega veel hakkas tulema? Tööriistad, et kui enne seda oli niimoodi, et nagu tööriistad eriti ei olnud, tuli ise nagu disainida robotite jaoks, et oleks midagi tööd teha, siis cobotite tulemisega hakkas tekkima sellised universaalsed tööriistad, mis sai kasutada erinevate tootjate robotite peal. Siin näete nüüd, osad on cobotide külge pandud, osad on ka pandud standard töörobotite külge ja nad tegelikult on kasutatavad. Mis levinumad on elektrilised haaratsid, millel saab siis reguleerida kiirust, jõudu ja distantsi, mille puhul ta sulgeb. Distantsi reguleerimisega saab tegelikult teha isegi sorteerimist, et saab detaile välja võtta. Siis on iminapad mingi kasside haaramiseks, siis on vahust vaakumhaaratsid, mis on nagu töötav ka iminappade standardil, aga nad võimaldavad nagu keerukama kujuga detaile haarata. Ja soomlased, kui ma rääkisin nendega, mainisid, et siis umbes 70% nendest vaakumtöödest on viidud üle vahude peale. Siis on ka kaamerasüsteemid, mis võimaldavad ühest kohast teise viia ja on arenenud nagu 2D kaamerast juba läinud üle
3D kaamera, mis võimaldab siis ruumilised asju tuvastada ja teisendada. Kas ma seda näima ka saan? Et turvalahendustega hakkati arendama siis ma loodan, et vabandust, ma pean vaatama, kas ma saan kuidagi heli kinni panna. Turva nagu standardite paranemisega tekkisidki nagu sellised liiderlahendused, mis võimaldavad siis inimesel tööstusroboti piirkonda minna ja teha mingeid muudatusi seal sees. No näiteks siin on näha, et toimub mingi roboti tööriista paigutamine ja kui sealt välja läheb, siis ta nullib selle veatealt ära ja robot saab jätkata oma tööd. Ja sellised lahendused on hakanud levima juba päris korralikult. Et ka tavatööstusrobotite juures, mis siis võimaldavad teha nendest mingil määral inimkoostöö osa. Siis teine asi, mis on hakanud tulema, mida aga veel ei rakendada, on dünaamiline tööpiirkond või turvaala. Mõte on siis see, et robotiga liikumisega muutub siis see ala, kus robot reageerib liikumissuundadele. Ja siin on siis tehtud üks näide, kus siis mootorile võetakse turbolaader ja paigutakse see külge. Siin muidu kasutatakse ära inimabi, kuna robot ei suuda ise täpselt positsioneerida objekti. Inimene tuleb, aitab robotit, et võtab paremini siis selle turbolaaderi kinni ja robot paigutab siis selle lõpuks sinna mootori peale ära. Ja siit tuleb ka välja, et on nagu seda liitreaalsust kasutatud natukene, et inimene annab jala vajutusega märku, et jätka tööd, et ei olegi enam reaalselt nuppe. Ja üks teine asi, mis nad on teinud, on ka seda, et nad jälgivad inimese kohta, ehk siis kui inimene läheb näiteks seal roboti tööpiirkonnas liigub, siis robot püüab seda vältida ja robot siis tekitab uue liikumistrajektoori, kus ta nagu liigub sellest mööda. Ja viimane asi, mis lahendus on tulnud, on nahk, ehk siis tundlik nahk, mis robotile pannakse ümber, mis võimaldab siis tavatööstusrobotis teha ka kobotroboti. Ehk siis nagu näite, kui inimene puudutab, robot jääb seisma ja tagab nagu turvalisuse. See nahk pannakse mitte ainult robotile endale, vaid ka tööriista ümber näiteks, et võimaldas siis nagu koos tööd teha. Ja see on siis erinevate robotite jaoks, mida pakutakse, mitte ainult Kuka, aga ka ABB ja Jaskava ja isegi Kurri jaoks on näiteks tehtud need tundlikud nahkasid. Neid püütakse muidugi edasi arendada, et tõsta tundlikkust veel, et isegi väga väikse kontakti puhul juba võiks nagu seisma jääda. Siis teine asi, mis on ka tulnud, siis on ROS Industrial ehk siis roboti operatsioonisüsteem tööstusrobotitele, mis on siis avatud lähtekoodi tarkvara tööstusrobotite juhtimise keskkonna tegemiseks, arvutisse. Kui ennem oli see, et robotite, nagu ma ütlesin, võtmine oli natuke piiratud, sa pidid teadma seda programmeerimiskeskkonda, siis see nagu suurendab seda võimalust. Ja sa võidki teha, et sa võid teha näiteks mingi programmi ABB robotile valmis, aga läbi ROS-i sa saad kanda selle näiteks Kukale või Fanukile või mis iganes teisele tootjale üle. Ja enamus tootjatel on isegi juba valmis tehtud need niinimetatud library'd ehk siis teegid, mis võimaldavad seda ROS Industry lahendust nagu nende robotitega kasutada. Ehk siis kogu loogika läheb eraldi arvutisse, kontrollerisse jääb nii, nagu tavaliselt on. See aitab ka siduda roboti kätt mobiilse robotplatvormiga, et päris palju lahendusi on tänapäeval, kus siis mobiilne platvorm liigub ringi ja siis käsi seal peal tõstab detaile näiteks mingi teenindaja juurde, kes siis paneb trükkplaate näiteks kokku või testib neid asju või siis toob mingeid detailikomponente mingi seadme kokkupanemiseks. Ja see programmeerimiskeel ka võimaldab siis seda suurendada, et kui vanasti oli kindlad spetsiifilised keeled, siis nüüd on C++ ja Pythoniga võimalik ka neid roboteid kergemini programmeerida. Ja sellega tahetaksegi siis saavutada seda, et
ja seda robotite arvu, mis võetakse käiku, suureneks rohkem. Et eeldatakse, et siis selle aasta jooksul umbes 450 000 uut tööstusrobotit peaks nagu tulema käiku. Peaks tulema. Aga see ROS võimaldab ka muid asju teha, et ta võimaldab masinõpet integreerida, ütleme, robotsüsteemidega ja tehisintellekti. Samuti on eeliseks see, et kui on mingid huvitavad tööriistad või mingid lahendused tehtud, mis töötavad näiteks mobiilse robotplatvormiga, siis need on tegelikult võimalik ka kergesti üle kanda tavatööstusrobotite peale. Et siis ei ole enam vaja nii spetsiifilisi, kuidas öelda, kaamerad, et võib ka tava näiteks veebikaameraga juba anda robotile mingeid trajektoori asju ette. No ja muidugi ei tasu unustada liitreaalsust ja virtuaalreaalsus, et see ka tuleb tööstusroboti sisse. Siin video peal näete nüüd ühte meie lahendust, mis on tehtud siis ühe Jasko roboti jaoks, kus me juhime seda siis virtuaalreaalsuses. Külje peal näete inimene, kus on siis peakomplekt peas ja siis ta liigutab. Ja selle rakenduse üles ehitamiseks me kasutame nüüd juba ka ROS Industrial, mis võimaldab seda natuke lihtsamini siis liidestada ära. Ja siis liitreaalsuse poole pealt on tööstusettevõtted juba ise hakanud vaeva nägema, et on päris palju lahendusi, kus siis, programme, mis võimaldavad näiteks vaadata siis tootmistehas koos robotiga tootmistehas endas väljas. Ehk siis saab näha, kuidas ta paikneb seal, et kas kõik need toitejuhtmed, õhud, kommunikatsioon ja kõik muud sobivad sinna, kas inimene pääseb sealt mööda liikuma või mitte ja nii edasi. Et see on nagu selline hea asi, mille poole nagu liigutakse. Ja virtuaalreaalsusega muidugi, mida me teha ka tahame, on see, et võimaldada nagu robotit ka seal programmeerida, et siis näiteks kui masin töötab, sa näed, et töötab ilusasti digitaalkaksikuna, aga sa näed, et mingi liikumine natuke halvasti tehtud, sina nagu jätad, ütleme, virtuaalses süsteemis seisma asja, muudad natuke programmi ja siis järgmise tsükkel, kui ta hakkab näiteks uuesti tegema, ta võtab selle koodi üle, mis muudas tehtud on. Ja see on nagu ka, kuhu liigutakse. Siis, mis veel huvitavad? Ma usun, et seda joogipaar robotit on kõik näinud Eestis. Janu on ettevõtte nimi, kes siis Tartu Ülikooliga koostöös on teinud selle robotpaari, aga selle mõte on näidata, et need tööstusrobotid ei ole mitte ainult nagu tööstusvaldkonnas, vaid ka muudes kohtades. Et Aasias on näiteks väga levinum hakanud need baarid ja sööklakohad, kus siis robotid valmistavad mingi toitu asju ette. Okei, ikka on vaja, et inimene need komponendid ette valmistab, aga robot nagu siis võimaldab seda inimabita nagu seda koha peal teha. Siis on põllumajandus, kus on ka tööstusrobotid sisse tulnud, nagu näete, viserdatakse siin ühes kohas siis vett, ütleme, taimedele peale ja teises kohas korjatakse paprikat. Ja selle poole pealt on tegelikult praegu ka USA hästi levima hakanud, et nemad püüavad nagu seda põllumajandusroboti suunda hästi tugevalt oma riiki sisse tuua. Siis tööstusrobotid on ka ehitusse viidud. Siin on hea näide, ütleme, kuidas siis seina laotakse või siis on tehtud üldse niisugune robot, suur teleskoop käsi, mis siis paneb nagu terve maja laob valmis. Ja sellised on reaalselt olemas isegi, et näiteks USA-s üks niisugune robot, mis võimaldab laduda ära ühe seina ääre, mis nad ütlesid, mingi $1 miljon. Aga see ongi, et selle roboti paneb püsti, kivid söödetakse ette, inimene lihtsalt 2 inimest võib-olla teenindavad seda robotit ja siis mingi paari päevaga on sul see üks välissein ära laotud. Ja siin liigutakse ka selles suunas, et need robotid mitte ainult väljaspool ei tööks, vaid ka seespool, et kui on näiteks betoon karkassi ehitaks valmis, ütleme, siis vaheseinad, ütleme, maja sees saaks ka robotitega ära laotud. Samuti on 3D printimine, siin näete nüüd ühte mööblit, ütleme, mis on plasmassist näiteks välja prinditud ja teine koht, kus kasutatakse hästi palju, on siis betooni printimine ka. Et
kus siis nagu püütakse neid betoonelemente printida koha peal ja võimaldada siis selles nagu maja sektsioone asju kokku laduda. Ja mõte muidugi ka selles, et võib-olla militaarotstarbes kiiremalt korras näiteks kusagil metsas mingid kaitserajad või tõkkeelemendid üles seada kiiresti, kui seda võimalik on. Metallprintimine on ka nendega võimalik, aga see alguses, mis nagu tehti, oli see, et võeti keevituspüstol ja sealt nagu tilgutati neid metalltilkasid, aga nüüd on ka nagu need metallosanud paranenud. Siis muud veel, eelmine aasta näiteks Samsung tuli välja oma robotteenindajaga, või ütleme, teenindajaga, kus on siis ka käsi roboti külge pandud, mis siis võimaldab robotil näiteks teha kodutöid. Peseb taldrikuid, toob soitu, peseb nõusi ja niisugust asju. Tal on olemas kaamerad ja andmed, mis võimaldab tuvastada siis seda objekti, mida ta peseb, ja siis teha kas see klaas või on see plastmass või on see portselaan või mis iganes. Ja siis teine koht, millega nüüd edasi minnakse, on skeletonid, eksosskeletonid, jah. Et tööstus on, sõjavägi on natukene sellest tagasi tõmbunud, aga tööstus on see hästi levinud, et on olemas niisugused mehaanilised eksoskeletod, mis aitavad inimesel paremini tööd teha, et näiteks käed üleval toetatakse ära või siis istumiskohta näiteks tugevdatakse. Ja samuti on meditsiini puhul, et on olemas niisugused, mis aitavad inimesega siis mingi käeosa liikuma paremini saada või siis jalad, ütleme, kui on mingi halvatus tekkinud, et siis nende mehaanikute abil saab nagu need liikuma. Muidugi, mis on eksoskeletoni puuduseks, on see, et inimese kujud on kõik erinevad ja tänu sellele on seda natukene masstootmisse väga raske paisata veel. Ja see on minu poolt siis tänasest kõik, et ma loodan, et saite ilusa ülevaate, mis on ja mis on tuleviku suunad.